Kas te tunnete Tartu vaimu? Ei. Ma ei tunne teda küll, jah. Aga ma arvan, et ma tean, kus ta on. Marta on kuskil voodi all. Kas teie voodi all? Ei, ma ütlen, minu voodi all on. Tegelikult sinu voodi all äkki? Minu voodi all. Selge, kui ma koju jõuan, siis ma kindlasti vaatan. Kas te olete ise pärit Tartust? Ei ole. Seega, aga kas te olete kuulnud, kes on Tartu vaim? Jah, ma olen teda isegi näinud. Ja kus te teda näinud olete? Ma ei tea, tudengipäevadel. Oho, ja milline ta välja nägi? Ta on nagu selline suur loom. Et ta näeb välja nagu loom? Ja nagu selline suur loom. Kas te teate, kes on Tartu vaim? Ei. Ei ole kuulnud ega näinud? Näinud olen paar korda. Me otsime Tartu vaimu, ega te teda näinud ei ole? Täna mitte. Aga kas te teate, kes ta on? Tartu vaim on Tartu vaim. Aga oskate te öelda, kus ta elab? Mitte Tartus, vaid täpsemalt, kus kohas umbes? Ma arvan, et ta muudab oma elu kohta väga tihti. Et väga raske on öelda, kus ta praegu elab. Oskate te öelda, kas Tartu vaim on mees või naine? Ma arvan, ta on mees ikkagi. Kas see on üldse oluline? Ma arvan, et see ei ole üldse oluline. Kummast soost ta on vaim. No. Ta on sõbralik vaim, ma arvan. Ta võib olla nii sõbralik mees kui ka sõbralik naisvaim. Kas te tahaksite teda näha? Ma arvan, teda tundma, mitte nägema. Aga võib-olla on ta nii suur ja keegi ei näe teda, et ta elab üle terve Tartu. See on ilus mõte küll, jah. Aga ma ei tea. Ma ei ole nii pädev. Kas te teate, kes on Tartu vaim? Ma arvan, et see, no mis ta nimi nüüd oligi? See klaverimängija. See on Tartu vaim. See. Kas te olete temaga tutvunud, olete teda näinud? Ma olen käinud tema kontserdidel. Kas te teate, kes on Tartu vaim? Ei. Pole temast kuulnud ega näinud? Kas te tahaksite teda leida, teda tundma õppida? Ma ei tea. Ma võin aidata teil seda teha. Sulgege oma silmad. Hoidke neid umbes pool minutit kinni. Ja mõelge Tartule ja Tartu inimestele. Tere, kas te teate, kes on Tartu vaim? Ei tea. Pole temast kuulnud ega ei ole teda ka näinud? Ei. Kas te olete tartlane? Jaa, põhimõtteliselt. Peaaegu. Aga kas te tahate, me aitaksime teil leida teie sees selle Tartu vaimu ülesse? No seest. Mul on hetkel natuke kiire. Kas te teate, kes on Tartu vaim? Tere, kas te teate, kes on Tartu vaim? Mina. Miks just teie? Sellepärast, et niimoodi kutsuvad mind põhjaeestlased. Tartu vaimuks? Jah. Kolisin Tartusse ära ja olen Tallinnas käinud täpselt nagu vaim. Pole kunagi mind näha. Mina olengi Tartu vaim. Tartu vaime ju erinevaid. Mõned on supilinnas ja mõned on ülikoolis ja mõned vististi seisavad tänaval. Aga mille poolest tunneb ära Tartu vaimu? Tartu vaimu tunned ära siis, kui temaga kokku saad. Tere, kas te teate, kes on Tartu vaim? Pigem ma tean. Kuidas Tartu vaim võiks käituda, kuidas ta võiks välja näha? Kuidas mina võiksin ta ära tunda? Kuule, tead, reporter pluss vähe. Tead, mis on? Ma tunnen siin ka. No ühesõnaga, siit te näete ühte varianti sellest. Tartu vaim on tekkinud piiskopi aegsest Tartust. See on 1224 kuni 1558. Aga miks just tema? Sellepärast, et ta on suur boheemlane ja Tartu on
suur boheemlaste küla. Tartu vaim on täielikult olemas, eks ole. Aga asi on selles, et vaim ei vaja materiaalset kandet. See mikrofon läheb mulle suhu nagu Colgate, eks ole, et ühesõnaga ma ei kannata mikrofoni.